Tere, head Mahtra podcasti kuulajad. Meil on täna selline eriline episood, kus me oleme siin kolmekesi ja hakkame rääkima kooli arendusprogrammist. Ja kõigepealt alustame siis tutvustamisega, kes sa oled, millega sa tegeled ja kuidas jõudsid kooli arendusprogrammi. Nii, te vaatate minu otsa kõik, mina olen Piret, tere. Olen kunstiõpetaja Mahtra koolis ja kooliarendusprogrammi sattusin ma 3 aastat tagasi. Aleksandra tuli minu juurde, ütles, et nüüd lähme. Mõtlesin, et okei, et lähme, et vaatame, mis see on. Et peas, et huvitav on ja oli huvitav. Tere, ka minu poolt olen Aleksandra, kes tuligi Pireti juurde ja pakkus osaleda, aga olen kvaliteedijuht, enne olin ka õppejuht ja minu juurde tuli Edgar, ütles lähme osaleme programmis ja ma ütlesin jah, olgu, osaleme, vaatame, kuhu see viib meid. Tere ka minu poolt, mina olen siis Berit Silvia ja mina olen Tallinna Ülikoolis doktorant, noorem teadur. Ja ma jõudsin kooliarendusprogrammi siis läbi meie kooliarendustiimi ja nüüdseks nimega siis Eesti Haridusjuhtimise Akadeemia. Ja kuidas ma veel jõudsin? Ma arvan, et ma jõudsin kooliarendusprogrammiga selliselt, et kuna ma Mahtraga tulevikukooli programmis olin nende konsultant, et siis tundus loomulik jätkata ka selles programmis. Aga kui mõelda nüüd selle peale, et inimene, keegi kuulaja pole kunagi kuulnud, mis asi see kooliarendusprogramm üldse on, kuidas te talle selgitaksite seda programmi siis, mis see on? No ma võin alustada, et üldhariduskoolide arenguprogramm on siis aastast 2022 kuni plaanitud 2029. See on Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri poolt algatatud ja nemad toetavad seda ja rahastus on Euroopa rahadest ja siis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Ja selle mõte on ka siis, et toetada koole, kus siis õpilaste psühholoogiliste baasvajaduste näitajad on alla keskmise ja siis selle programmi vältel nagu toetada neid selles. Keegi soovib midagi lisada? No võib-olla see, et minu jaoks kooliarendusprogrammis on väga tähtsal kohal koos õppimine ja oma tugevuste ja arenduskohtade analüüs, sest esimene, mida me tegime, me vaatasime otsa, kus see probleem üldse on koolis. Miks tulevad niisugused baasvajaduste määrad. Ja siis meie konsultandiga, see ei olnud nagu õpetamine, on vaja teha niimoodi ja siis tulemused lähevad paremaks. Ikka meie ise pidime õppima, esiteks koos Tallinna Ülikooliga, siis tulla meie õpetajate poole, koos nendega õppida või vaadata, kas midagi paraneb või mitte. See koos õppimise vorm on kõige tähtsam, ma arvan, siin kooliarendusprogrammis. Ma lisaks veel siia koos õppimisele juurde koos märkamine ka. Et see aitas märgata väga paljusid ka kitsaskohti ja lahendusi leida. Kas midagi on veel, mida te tooksite välja, et mida see aitas see kooliarendusprogramm lahendada? Kas oli mingisuguseid selliseid varjatuid boonuseid sellel? Koostöövõrgustik võib-olla tekkis. Meil olid väga ägedad koolid selles programmis, meie lennus. Me käisime külas, nemad käisid külas meil. Ja see võrgustiku tekitamine ongi see suur boonus, mis läheb lisaks. Aga kuidas sinna programmi üldse pääsetakse? Kuidas käib see sinna valimine? Kas see on vabatahtlikkuse alusel või kuidas see toimub? No jah, et see programmi pääsemise mõte on ikkagi toetada just neid koole, kelle see baasvajaduste tulemused õpilaste hulgas on keskmisest madalamad või kõige madalamad.
sealt on ka tehtud siis ettepanekuid ja kutsumisi ja koolid on saanud otsustada, kas nad soovivad tulla või mitte, et pakkuda selline võimalus on neile siis pakutud. Aga see programm ei ole ainult Tallinna Ülikoolis, see on ka Tartu Ülikoolis, et me oleme jaganud selliselt, et piirkonniti ja võib-olla see oluline aspekt on veel ka välja tuua, et tegelikult ju see programmi sellised esmased ideed on tulnud tulevikukooli programmi ja metoodika pealt, mis ei ole just teemaspetsiifiline, vaid just ongi keskendunud sellele, et kuidas tõenduspõhiselt teha otsuseid haridusasutuses, kuidas seda üheskoos, koosloomes teha, nagu Aleksandr ütles ka, et see ei ole, et ülikool tuleb, ütleb, kuidas teha, vaid tegelikult me oleme ülikoolina ka väga palju nende aastate jooksul õppinud, et kuidas toetada koole ja ka ise aru saanud, et milline see koolielu lähemalt on. Ja ma arvan, et see on ka selline suur väärtus mõlemale poole, et jah, ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele, aga täpsemalt mina rohkem ei oska öelda selle valimise kohta, aga ma tean, et nende näitajate kaudu neid pakkumisi on tehtud. Ja kui vaadata seda siis natuke süvitsi, et kui pikk see programm üldse oli ja mida te selle jooksul tegite? Mis olid need põhilised tegevused selle programmi jooksul? 3 aastat oli. Jaa, 3 aastat, jah. Esimene aasta oligi koos õppimise aasta, kus meie juhttiim, kellest said ka õpiringi juhid, läbisid aasta jooksul need tähtsad teemad, mis olid seotud psühholoogiliste baasvajaduste toetamisega. Üldse, mis on psühholoogilised baasvajadused, kuidas neid saab mõjutada. Ja siis viisid läbi koolis õpiringid õpetajatele. Siis õpetajad läksid klassiruumi ja rakendasid saadud teadmisi ja oskusi. Teine aasta, kui esimesel aastal õpiringide juhised oli antud ülikooli poolt, siis teisel aastal me ise valisime, mis suunas tahame edasi liikuda, mis ongi meie väljakutse. Meie valisime õpioskused just ülemineku klassides, sest algas üleminek eestikeelsele õppele ja meie õpiringid olid juba ette valmistatud meie õpetajate poolt. Me ise otsisime teadusartikleid, lugesime neid, koostasime õpijuhised, vaatasime, kas see töötab, ei tööta. Ja kolmas aasta oli tagasivaade ja analüüs, kuhu me jõudsime ja uute arengu eesmärgide seadmine. Minust selle esimesel aastal juba see väärtus, jah, mis tõid välja, et just need õpiringide ise kogemine, et tegelikult kui meil olid programmi mõttes, meil on ju olnud igal aastal kokku lepitud ajad, kus kohtuvad kõik koolid, kes programmis on omavahel, me tuleme kokku seminarideks ja siis me muudeldasime seal ise, et milline see õpiring oleks ja et õpetajad ise kogesid seda, et siis minna tegema ja proovima seda oma koolis, et kuidagi nagu seda sujuvat üleminekut teha. Aga seal on ka meil õppimiskoht olnud, et tagantjärgi me oleme ka mõelnud ja ka hilisemates programmi lendudes teinud seda, et natuke rohkem ikkagi seda sisseelamisaega õpetajatele, et nad kohe ei pea ka ise minema neid läbi viima, vaid et natuke rohkem aega anda kogemiseks ise. Ja meil olime Anniga esimene aasta õpiringide juhid ja siis ma tegin pausi just nimelt sellepärast, et see tegelikult oli päris intensiivne, see õpiringide läbiviimine. Ja siis nüüd see aasta ja 3. aasta oli meil tegelikult väga suur väärtus jälgina või kõrvaltvaatajana seal õpiringides on see, et me oleme ühises inforuumis õpetajatega ja see koht, kus üldse arutada mingeid asju tekkis, see oli väga väärtuslik mõnust. Vot.
aga kui mõelda nüüd, et käidi ju seal ka Tallinna Ülikoolis koha peal, erinevad kohtumised olid meil, need seminarid, et milline see üks nii-öelda tavaline kohtumine siis välja nägi? Kuidas üles ehitatud oli? Esimesest aastast sa just rääkisid, et me tegimegi neid õpiringe seal ju läbi, arutasime. ja mulle tegelikult isiklikult on ka hästi meeldinud, et kui me oleme saanud ikkagi koolides koha peal neid seminare tulla tegema, mitte ainult nagu ülikooli ruumides, siis me oleme kuidagi kooli keskkonnas ja koolid ise võtavad nagu vastu kõik endale külla. Aga jah, et just, et esimesel korral me tegime neid õpiringe, aga ka sellist teoreetilist sisendit ja praktilisi mõtteid ja siis arendusülesandeid vahepeal, mis on sellise praktilise suunitusega mõelda oma asutuse, oma kooli kontekstis, et kuidas edasi arendada neid ideid või mõelda sellest probleemkohast laiemalt või minna veel kuidagi otsima, et mis on see, mis meie jaoks on oluline või mis on see, et kus meil on need kitsaskohad täpsemalt, et siis teame ka kuhu nagu seda fookust suunata või oma energiat. Ja selles programmis oli ju kool mitte siis ainult üksi, meil oli ka siis nii-öelda tugi. Kes need sellised toetajad olid koolil? Toetus ülikoolilt. Meil oli meie juba väga kogenud koostöös meiega konsultant Berit Silvia, kuna me kohtusime veel Tuleviku koolis 1 aasta enne kooliarendusprogrammi. Ja meil oli ka koolijuht, Annelinna gümnaasiumi koolijuht mentoriks, kes ka toetas meid sellel teekonnal. No mis see mentori ja konsultandi roll on selles programmis olnud? Oleks muidugi hästi põnev kuulda, mis ütlete, et mis te kogesite, et mis see roll on. Et üks on ju see, mis me oleme ise mõelnud, et mis see on, aga võib-olla selle esimese lennu puhul on ka see eripärane, et meil oli nii mentor kui konsultant kooli tugimas, et teistes lendudes on üldiselt mentorid jäänud selleks toeks. Aga võib-olla kõige nagu selliselt lihtsamalt, et mentor on ikkagi see, kes ka ise töötab koolis, juhib seda ja oskab siis ka oma praktilise kogemuse pealt tugida koolitiimi edasi. Ja konsultanti roll on olnud siis ka pigem natuke rohkem tagaplaanil, pidades silmas just sellist tõendus- ja teaduspõhisust ja võib-olla sellist andmetega tööd, sellise poole vaatamist. Kuigi ma arvan, et ma ei ole piirdunud sellega, et tegelikult ikkagi, mis jutuks on tulnud, siis alati, kui vähegi on teadmisi ja mõtteid, siis olen olnud valmis jagama või siis ka valmis kuulama rasketel aegadel, mis on olnud. Aga siit me võimegi tegelikult kohe küsida, et mis abi on teile olnud sellest mentori, konsultandi olemusolust, mis see teile andis juurde? No, minu jaoks oli tähtis, et konsultant ja mentor aitasid fookust hoida ja tuletasid meelde, et meil on ka kodutööd selles programmis ka on vaja teha, on ka tähtajad. Ja see fookuse hoidmine oli väga tähtis, kuna andmed on palju, kohe tahad tegeleda ühe asjaga, teise asjaga, kolmanda asjaga ja siis tuleb veetud, meil on eesmärk, vaatame, me panime kirja meie eesmärk, programmi eesmärgi, aasta eesmärgi, kas me liigume õiges suunas, ikka liigume ja see fookuse hoidmine. Ja fookuse hoidmine ja see mõtete korrastamine või see meil oli nii palju erinevaid inimesi, kes meil siin osalesid, et see mõtete korrastamine või jah. Jah, et võib-olla selle konsultandi rolli nii meie tiimis kui ise oleme mõelnud, et see valmis vastuste andmine
ei ole pooltki nii hea kui see, et inimesed jõuavad ise oma vastusteni ja vajadusel saad pakkuda kindlates kohtades tuge ja ka võib mingeid kindlaid tööriistu. Aga mõtle, kui magus on, et sa ise pusid ja ise lahendad mingeid asju nii, et sul on tugi olemas ja siis vähemalt ma tahan arvata, et see kogemus, et teie ise olete teinud need õpiringid, viite läbi, ise juhite, ise mõtlete teemad, kõik see, et siis on teie omad ja tunnetegi, et see ajate iseenda asja, mis on hästi konteksti spetsiifiline, sest et iga kool on oma nägu ja omas kogukonnas, erinevates piirkondades, et siis seda enam. Aga no te olete maininud, et olid kodutööd, olid seminarid, olid õpiringid, et palju see ajaliselt nõuab koolilt ja koolis olevatelt õpetajatelt, inimestelt? Päris täpset aega, mõni nädal rohkem, mõni vähem, ja olenes ka kodutööst ja kes palju panustas. Aleksandra tegi ju tegelikult esimest 2 aastat kindlasti sa tegid, kutsus meid kohale ja tegid ikka päris palju seda paberitööd ise ära. Ja võib-olla kõige raskem oligi leida aeg, mis sobiks igaühele. Koormused on suured. Jah, aga kuidagi saime hakkama. No meie koolis oli suur eelis õpetajatele, et õpiringide päevadel ei olnud tunde. Meil oli iseseisva õppimise päevad ja õpetajad värske peaga tulid kohale ja täielikult panustasid teemasse. See on kõige lihtsam, kui pärast tunde tulen 8 tundi veel midagi mõelda, arendada. Ja ma tahaks arvata, et see lihtsalt ei juhtunud, nagu sa ütlesid, vaid et te kõik pingutasite selle nimel. Sest et kui hakata ikka tagasi meenutama, mul ikka silme ees on need hetked, kus olete väga pingutanud ja on olnud nagu hästi intensiivne õppimine, läbiviimine, et kuidas kõike jõuab. Et ma ikkagi ütleks, et see nõuab koolilt ajaliselt väga palju. Et lootuses, et see annab ka sama palju edasi või et see kannab edasi need tulevikus, kui juba programmist väljas oled, aga et kõik need teadmised, mõtted, praktikad, võrgustikud, mis siit on tekkinud. Aga ma arvaks, et see nõuab ikka palju, lihtsalt 3. aasta on olnud selline rahulikum, et minust kõige intensiivsem õppimine hakkaski 1. aastal ja nii. Tihti neid õpiringe läbi viiakse? Kord kuus. Oli kord kuus. Jaa, kord kuus. Just, nüüd tuleb meelde, et vau, et oligi intensiivne. Kord kuus, jah. Käisite 1. aastal ise õppimas, siis läksite ise veel läbi viima selle kuu jooksul ja siis veel ka mõtlesite, vist äkki oli seal mingit analüüsi või midagi. Kindlasti oli. Et jah. Aga mis on kõigi käest siis eraldi küsinud? Mis on teie jaoks kõige suurem selline ahaa-moment olnud ja samas ka, mis on kõige keerulisem osa olnud? Selline mõlemast võib-olla üks selline mõte välja tuua. Ma võin alustada. Ma mõtlesin eile õhtul selle peale ka, seda ahaa-momenti. Keerulist osa ma ei tea, ma ei ütleks, et midagi väga keeruline oleks olnud. Et tegelikult oli päris selge, mida me teeme, mis roll kellel on. Et tegelikult see ajaliselt ka nüüd väga hull ei olnud. Ei olnud nii keeruline. Aga selline ahaa-moment oli just minu jaoks. Oli õpiringides, kus me saime kokku meie kooli õpetajatega ja hakkasime arutama sellisel, erinevatel teemadel ja kui erineval arvamusel tegelikult me kõik oleme. Et me ei olnud nagu ühises infoväljas ja vaikselt sealt hakata minema ja kuidas 1. aasta lõpuks ja 2. aasta lõpuks, kuidas järjest rohkem see ühtlustus, see oli lahe näha ja vaadata minu jaoks. Minu jaoks ahaa-moment tuli pärast kooliharidusprogrammi. Vist sina mulle ütlesid, et õpetajad küsivad, millal meil tulevad õpperingid sel õppeaastal. Et nad muutsid osa koolikultuurist ja ei ole enam, ma ei taha minna või mida me seal teeme, vaid millal tuleb õppering.
see on väga äge. ja tegelikult jah, teine selline moment, et tegelikult õpetajatel on vaja seda aega, kus nad saavad arutada ja suhelda väga. Ja see aeg anti meile. Ja sellest minu arust on väga palju kasu. Me saame koos arutada asjadele, mida tavaliselt ei tee. Peale tunde kohe kõik minema ja igaüks oma klassis eraldi ja nüüd me oleme kõik koos ja räägime ausalt ja julgelt. Kas sul oli ka mõni keeruline koht? Keeruline. Kõige keerulisem koht mulle tundub, see oligi kodutöö. ja tekste on ikka raske lugeda. Esimesel aastal meil tekkis ka raskus keelega. Meil olid mõned õpetajad, kelle keeletase ei olnud veel piisav, et lugeda teadusartikleid eesti keeles, aga meie ägedad õpperingi juhid aitasid. Nii et saime hakkama ka sellega. Aga jah, see kodutööde teema on ikka pinnal ka sinnamaani. Ma ka mõtlesin selle küsimuse peale, aga mul ei tekkinud ühtegi sellist eredat aha-momenti ja siis ma mõtlesin, et võib-olla see ongi hästi, et ei ole, sest minu arust on olnud see järjepidev selline progress, te olete olnud järjekindlad oma tegemistes. Võib-olla see, et tihti me soovitame koolidel, et mingid muid algatusi panna nagu kõrvale ja keskenduda ühele, aga siis see on ikkagi, et teie olete koolina ja ikkagi teil on veel mitu asja, mis seda algatate, liiguvad, lähevad käima ja te ei ole neid asju kuidagi kõrvale jätnud, et see on ikkagi selles mõttes ju imetlusväärne, ja minust ikkagi see järjepidevus, et ka see programm on 3 aastat, aga ka juba see aasta enne, mis me töötasime koos, et keegi ei ole alla andnud, kogu aeg pidev, keegi hoiab jälle seda protsessi pidevalt üleval, et ma arvan, et see kool on selline muutunud selle ajaga päris palju. Aga kuidas muutus võib-olla teie enda siis mõtlemine õpetamisest? Kas oli mingi muutus iseendas ka, milleni te jõudsite tänu sellele programmile? Mingisugune uus meetod, uus mõte, uus suund? Ma ei tea, ma nagu uut mõtet ei suuda praegu sellist konkreetset ei oska välja tuua, aga see asi küll, et leidis kinnitust, et koolis, et 1-2 super lahedat õpetajat ei tee ära midagi, et see on ikkagi meeskonnatöö, ühtse meeskonnatöö, et midagi ära teha koolis. Võib-olla seda, et see leidis kinnitust veel kord. Ma tahaks arvata küll, et ma olen päris palju muutunud, aga praegu ma mõtlen, et ühtegi mu kohe konkreetselt niimoodi ei meenu, võib-olla pärast teie juttude peale midagi tuleb välja, et kindlasti ma olen väga tänulik või tunnen, et see on olnud väga hea võimalus, et ma hetkel ei ole ühelegi teisele koolile seal üldharidusprogrammis olnud konsultandiks, et ma saan ikkagi kooliga olla see 3 aastat koos, teie puhul 4 aastat ja tegelikult praegu ka võib-olla siis see nagu programmiväline moment ja tegelikult tunnustusena ma võtan seda, et ma olen hoolekogu liige, et siuke nagu välise eksperdina kaasatud, et seal ma hetkel ka veel jätkan, et kuidagi nii olla seotud kooliga ja näha seda progressi, et see on väga lahe, et väga kihvt kogemus, sest et muidu varasemalt ma olen olnud tulevikukooli programmis ja üldiselt on olnud niisugused aastased programmid ja vahel mul on isegi kahju, et ma enam ei tea, kuhu kool oma asjadega jõudnud on, et tegelikult on väga palju häid näiteid, et nad liiguvad asjadega edasi, aga ma ei ole kõrvalt nagu seda kõike näinud, aga sellel juhul olen. Minu jaoks see ei ole uus teadmine, aga võib-olla mõtestamine ja süstematiseerimine, kuidas õpetaja klassiruumis saab
luua toetav keskkond, kus lapsed ise tahavad õppida. Sest üks mõte, miks me liitusime üldse tuleviku kooliprogrammiga, nõustusime kooli arendusprogrammis osaleda, oli väga suur suunamuutus, et õpetaja, täiskasvanu inimene klassiruumis saab mõjutada õpilaste motivatsiooni, kui ta loob keskkonda, kus on seotus, autonoomsus ja kompetentsus on toetatud ja tasub panustada psühholoogiliste baasvajaduste toetamisesse. See ei ole lihtsalt mõned ilusad sõnad, millega ma tegelen kõrval aine õpetamisega, vaid nad ongi alused õppimiseks klassiruumis. Ja mulle selle programmi puhul ka meeldib, et see on andnud ka võimalusi minnagi süvitsi sisse, et aru saada, mida see siis täpselt ikkagi tähendab klassiruumi õpilasega suhtlemise tasandil. Mitte lihtsalt, et need on nagu sõnakõlksud, vaid et olete pidanud ikkagi aru saama, et kuidas see siis praktikas toimib, on ju. Te olite programmis koos siis teiste koolidega. Mis see kõige suurem kasu sellest oli ja mis teid ühendas nende koolidega? Me oleme väga erinevad koolid, aga meil on ka väga ühised väljakutsed. See tunne, et sina ei ole üksi siin, sa ei pea kõik ise välja mõtlema, sul on õpipartnerid, arengupartnerid koos sinuga ja nad saavad ka vaadata natuke väljaspoolt ja anda oma tagasisidet. Väga kasulik oli viimasel aastal toimus ka niisugune väike kvaliteedi hindamine teiste koolide poolt, kes andsid tagasiside meie arengule selles programmis. Kui sa oled sees, sa ei märka kõike. Ma tean, mida tähendab see arv siin või mis protsess see on. Või inimene ei tea seda, ta vaatab väljaspoolt, siis on see värske õhk. Ahaa, vot siin on vaja veel natuke töötada. Ma arvan, et see kogemus ka, kui Merili ja Olga käisid teises koolis ka vaatamas, et kuidas seal asjad käivad. Me oleme päris palju rääkinud, et see õpiringide kultuur tekkis, programmile ikkagi toimus päris muutus. Mis te arvate, kas õpilased ka tajuvad seda muutust mingil määral ja kuidas? Mis teie enda hinnang on? Ikka tajuvad. Ma loodan ka. No, esiteks ka numbrid räägivad, et nüüd meil on väga head suhted õpilaste ja õpetajate vahel. Kui me osalesime õpilasuurimuses, see oli juba 4 aastat tagasi, sest meie tulemused olid, suhete osas olid väga tagasihoidlikud ja 2 aastaga nad märkamisväärselt paranesid. Nüüd me oleme osakil Eesti keskel. Ja me teadlikult panustasime ka tulevikukoolis, et seal mõistnäste oskuste arendamise, üldse mis see on. Ja see avaldustes suhete kvaliteet, õpilased ise hindavad, et see palju paranes. Ja see on nii oluline, sest et üldse õppimine saaks, et ma olen valmis üldse õppima sul seal klassiruumis või kuskil mujal, kui mul on õpetajaga hea suhe. No, ja kõik külalised, kes tulevad nüüd külla, nad märkavad, et meie õpilased on väga avatud. Nad ei karda, et on mingid täiskasvanud siin koolis. Nad ütlevad ikka tere, küsivad, kes te olete. Neil üle hirmu, et täiskasvanu ei arvesta nendega. See avatus on märgatav täiesti. Kas midagi jäi tegemata ka või selline asi, mida võiks nüüd veel edasi arendada? Mis see oleks see koht, mida võiks veel edasi arendada?
võib-olla tunnivaatluste struktuur alati saab parandada ja tagasiside andmise oskus, see on see, mida me märkasime. On vaja teadlikult arendada tagasiside andmise oskust. Tagasiside ei ole ainult positiivse märkamine, vaid ka arengukohtade väljatoomine. Ja ma arvan, et meie kollektiivis on just head suhted õpetajate vahel. Me saame ka ausalt ja toetavalt anda tagasisidet ja keegi ei ütle, et ei saa, ma solvun. Ja tegelikult ma olen natuke nagu lugenud selle kohta, et ka tagasiside vastuvõtmise oskust saab harjutada, et võib-olla siis saan jagada järgmisi materjale selles osas, et me oleme rääkinud ka sellest üliõpilaste kontekstis on ju, et aga tagasiside vastuvõtmine hästi palju, et kuidas ma ise tõlgendan seda, millest räägitakse, kuidas ma saan nende emotsioonidega hakkama. Ma arvan, et see on täiesti igapäevane asi nagu inimestega töös üleüldse. Aga et see ei sõltu ainult sellest, mida teine inimene sulle ütleb tagasisideks, vaid kuidas ma ise seda tõlgendan ja kas ma oskan nagu märgata ja teha seda kuidagi selliseks konstruktiivseks. Hea, te tõite välja selle tunnivaatlused. Meil kindlasti on kuulajate seas ka inimesi, kes on õpetajaid üsnagi suures mahus. Miks see tunnivaatlust osa üldse on oluline? Kui te küsivad, miks peab käima, miks peab keegi tulema, mis on sellesse kasutegur ja kas teil on äkki ka mõni positiivne kogemus või miks see on oluline? No ma võin alustada, te saate natuke mõelda siis oma praktikast. Aga kuidas me programmis oleme sellest mõelnud ja kuidas me seda oleme toetanud, ongi see, et see vaatlus on nagu väga hea õppimise võimalus. Üksteiselt saada häid praktikaid, saada aru, kuidas see, millest me omavahel oleme arutanud, et kuidas see praktikas toimib, kuidas katsetada neid erinevaid kas tööriistu või erinevaid võtteid, kuidas kas või neid psühholoogilisi baasvajadusi toetada, et mida see igapäevaelu klassiruumis tähendab. Et ma arvan, et see on ikkagi nii suure väärtusega ja ma arvan, et tegelikult sealt tulevad ka välja iga nagu inimese või õpetaja nagu tugevused, et see on see võimalus ka tunnustuseks üksteisele, et mida head ja positiivset on märgatud, mis võiks ka leia laialdasemat kajastust või katsetamist teiste poolt, et ma arvan, et see on võib-olla see väärtus seal juures. Aga saate nüüd öelda, et mis teil endal siin praktiliselt see väärtus olnud on? Ma ütleksin tunnivaatluste kohta, et see tegelikult võiks olla ongi väga suur tugi õpetajale, teiselt õpetajalt, sest me õpetame tegelikult samu lapsi, et sa näed, kuidas ühes tunnis lapsed on, kuidas teised, võib-olla sul on mingi probleem, millega sina ei saa hakkama omandust, see on väga tihti meie koolis, et kas või käitumisega probleemid, et sa näed, kuidas teine õpetaja lahendab mingisuguseid asju. Et see tugi, et sa lähedki, vaatad, et kuidas teisel inimesel see asi seal on. Või kas või selle ohutus, et ma ei ole ainus, kellel ei õnnestu. Ka see on vahest okei, et sa lähedki vaatad, et jah, et peame koos tegelema mingi probleemiga. Ja ideid saab ju tohutult, mida teine õpetaja teeb, mida ta kasutab, kuidas ta suhtleb, mida iganes. Et see on hästi huvitav vaadata tegelikult. Mul oli ka üks just näide, et käisime Covisiooni koolitusel Signe Vesso poolt ja siis seal oli viis, kuidas ta andis märku, et aeg hakkab otsa saama, siis tal oli selline sildikene käes, kuhu ta oli ise kirjutanud, et umbes, et 2 minuti pärast lõpetame ja siis ma mõtlesin, et ma polnudki selle peale tulnud, ma alati ikka jälle üle nagu ruumi kuidagi annan märku, aga tegelikult selline vaikne üleminek, see tundus väga hea, et tundsin ka ennast nagu vaatlejana tema selles, et ka iseenda nagu sellise seminari või koolitaja läbiviimise oskusi arendada, mitte siis ainult seda sisulist Covisiooni. See on suurepärane kogemus, et sa ei ole üksi. Sinu kõrvalkabinetis istub samasugune õpetaja, kes võib olla sinu arengupartneriks. Ta võib märgata, mis läheb hästi, kus
kus on veel arengukohad ja läbi küsimuse aidata sul endal analüüsida oma tundi. Sest tagasiside ei ole see, et ma tulen, ma märkasin seda, palun tee see, vaid ikkagi suunamine eneseanalüüsile. Ja need kiidusõnad on ka väga väärtuslikud. Kooliarendusprogrammis me lõime ka oma kooli tunnivaatluste hea tava ja kus on ka kirjas, kuidas toimubki tagasisidestamine. Ja päeva lõpus mõnikord on vaja need kiidusõnu. Jah. Ühe asja ütlen veel, et selline tunnivaatus, mis on ka see, et sa ise kutsud, et palun tule minu juurde, et ma ei tea enam, mida teha. Et vaata lihtsalt, et ja ütle, mis sa arvad, et mis ma teen valesti või õigesti. Et on ka, et kolleegile see on tohutu väärtus. Jah, ja kui ma veel võin ka lisada, et kui juba küsisid, et see hea tava tegemine ka selle programmis on ju ka selle mõttega olnud, et kogemuste põhjal teame seda, et paljud kardavad seda vaatlust esialgu, kui see ei ole tavapärane tegevus oma asutuses, oma haridusasutuses. Et siis seda peljatakse ja kardetakse, et see on kuidagi kontrollimiseks ja selleks me kuidagi ei soovita nagu sellist vaatlust läbi viia, vaid et just, et see on hästi oluline, et see hea tava kokkulepped, et kuidas me alustame, kuidas me lepime kokku oma vahel, et mis on see eesmärk, kas inimene ise püstitab endale midagi, millised need omavahelised kokkulepped on, kuidas see vaatluse protsess käib ja et alati on mingi järelreflektsioon, et see ei ole lihtsalt selline, et keegi hüppas läbi ja läks ära ja ma ei teagi, mis ta nagu mõtles või et ma ei andnud mulle ka võimalust areneda, et kui me ei teinud seda reflektsiooni, et kõik nagu hästi olulised tahud selle juures. Ja sa väga õigesti mainisid, et nad on ikkagi eesmärgistatud tunnivaatlus, et ei ole lihtsalt ma tulen ja vaatan sinu tundi, vaid me leppisime koolis kokku, et igal trimestril on oma teema, oma eesmärk, meil on tunnivaatluslähed, millega õpetaja siis läheb tunni vaatlema ja mille põhjal siis annab ka tagasisidet hiljem. Et mitte suvalised, lihtsalt käimised, vaid eesmärgistatud ja eesmärgid on seatud ka kooli arengu eesmärkidega. Aga nüüd, kui mõelda, et mõni kool mõtleb, et kas ta sooviks ka kunagi osaleda, et kas tasub? Ikka tasub. Aga kellele see ei sobi see programm, kui nüüd mõelda nüüd niimoodi? Kui oleks, kellele see programm ei sobiks, kas on keegi? Ma ei tea, niimoodi. Milleks see kool peab valmis olema, võib-olla see on parem küsimus. Panustama aega. Muutmiseks. Ja muutusteks ka peab olema ikkagi valmis. Ja. Kuigi meie praktikas meil on juba päris mitu lendu alustanud ja ka nüüd juba lõpetanud, et võib-olla nagu see pool isegi ei ole kõige olulisem just selle kooliarendusprogrammi puhul, et ka koolid, kes algselt ei ole tundnud veel võib-olla seda enda head või tugevat motivatsiooni sellega tegeleda ja ei ole veel leidnud aega, siis me oleme ikkagi tuginud seda, et nad hakkaksid selle väärtust nägema ja on ka niiviisi liikuma mindud. Aga loomulikult on lihtsam, kui sul on endal juba valmis muutusteks ja niiviisi, aga ikkagi ka siin puhul oleme seda tuginud, et aidata nagu mõelda, et miks olla selles programmis ja mis see väärtus on selles, et miks siia aega panustada. Et see ka võib-olla natukene nagu ajaga tekib juurde, võib-olla. Ja no ma võtakski täitsa selle kõik kokku, et igal ühelt eraldi, et mis on selle teekonna kõige väärtuslikum osa teie jaoks? Midagi, mis kirjeldab seda kogemust, mis on teie jaoks see, mida te võtate sellest kogemusest kaasa? Inimesed, ma arvan,
inimesed, kellega me kohtusime programmi jooksul, kellega siin ka koolis töötasime, täielikult uues küljest avasid end. Muutus on võimalik, kui sinu kõrval on kaasamõtlejad. Ja kui need ei ole veel ei ole, siis nad tulevad, kui sa räägid nendega. No minust juba see väärtuse ma tegelikult tõin varasemalt ka välja just see, et see võimalus olla kõrval nii pikal arendusteekonnal kooliga ja hästi hea peegeldus selleks oligi, et kui ma juba täna siia tulin, et siis juba õues tuttava õpetajaga kohtusime ja saime tulla sisse ja näen koridoris tuttavaid inimesi, kellega me oleme koostööd teinud ja nii nagu mõnus on ja see teekond olnud on ka, et ka tegelikult koolid näevad seda ülikooli väärtust oma arengupartnerina ja selline vahetu julgus suhelda, et see ei ole kuidagi, ma ei tea, kuidagi kammitsetud, vaid et teavad, et igasuguse murega mõtleme mingeid lahendusi jälle, et oleme lahenduskesksed ja vajadusel alati saab ju küsida midagi, et programm on ka läbi, aga loomulikult mu kontakt on ju olemas ja elan ju kaasa ka peale seda programmi, et tõesti ja tegelikult on ka nii, et täitsa isikustamata räägin ju ka lugusid ja näiteid toon teie kooli pealt, ja ka neid edulugusid ja edusamme ja kuidas asjad on ikkagi võimalikud ja sest ma olen teie töö pealt seda näinud, et siis see on ka see, mis ma võtan kaasa, mis nagu need lood elavad veel edasi ka mujal. Minu jaoks suur väärtus ikkagi on see, et me saame aru, et me oleme ühises inforuumis, et millega me tegeleme, mis asja me ajame konkreetselt. See on väga suur väärtus. Kas midagi jäi lisamata? Midagi, mis te tahate veel öelda? Aga sellisel juhul aitäh! Aitäh! Aitäh!